Tere, mina olen Ingrid Larn ja päriselus Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Second Life'is otsida erinevaid kohti. Second Life on suur maailm, aga kuidas ma siis midagi leian? Siin on olemas selline asi nagu loop search, kus on võimalik siis otsida nii inimesi kui sündmusi kui ka siis erinevaid kohti. Et vaikimisi mul näiteks tuuakse siia ette kohe sündmused, ma näen, et mis siis kusagil toimub. Ja kui siin vaadata neid kellaaegu, siis tegelikult need kellaajad, et need on Second Life'is kasutatakse seda Pacific time'i, et siis tuleb vastavalt arvutama hakata Eesti aega, et mis kellaajal midagi on. Ja kui nüüd mina tahaksin kuhugi minna, ma klõpsan selle destination guide'i peale ja siin on mul näiteks nüüd alguses pakutakse välja erinevaid asju, mis on siis nagu välja valitud, et kuhu võiks minna. No näiteks siin pakutakse Baker Streeti välja. Ma võin klõpsata siin selle more info peale, et lugeda selle kohta natukene. Ja kui ma siis tahan sinna vaatama minna, siis klõpsan nupule teleport ja saangi uudistama minna. Nii, ma panen muusika kinni. Nii, saabusin siis otse telefoniputkasse. Nii, aga kuidas siis veel otsida? Kui ma nüüd midagi kindlat tean, et ma tahaksin otsida, siis tegelikult ma võin siia ka trükkida, et ma tahaksin näiteks minna Pariisi, et kas siin on üldse Pariis olemas. Ma pean seda tegema inglise keeles, võite kasutada mõnda sõnastikku, vaadata, kuidas mingi sõna siis on. Ja näete, nüüd ta annab mulle siis erinevaid variante, et mis siis on, et missugustesse otsingusõnadesse Pariis siis sees on. Siin on nüüd kohe näha, et kui on sellist kaks kujukest, siis see tähendab gruppi. Et on väga palju siin Second Life'is selliseid gruppe, millele siis meeldivad ühed või teised kohad. Aga vaatame näiteks, mis asi see on, näiteks Caro Little Paris. Et see on siis selline koht. Ma võin siis kõigepealt selle kohta natukene lugeda, mis asi ta on, kus ta asub. Ja kui ma tahan siis jälle minna, siis klõpsan nupule teleport. Samuti tegelikult neid kohti, kui ma võtan selle destination guide siin lahti, on võimalik ka kategooriate järgi otsida, et näete, et siin on kunst või siis rannad või mingid lossid või haridus või et ühesõnaga tegelikult, et siit nüüd midagi leida, siis peab lihtsalt võtma endale aega ja natukene surfama ja vaatama, et kuhu siis te jõuda tahate. Aga proovige!